Niisiis, nüüd Martin pidi tegema mingeid katseid oksiidide ja hapete ja alustega. Tal on mingid ained ja nüüd on vaja neile nimed panna. HCl, see on vesinik, kloriid, hape. Vesinik, kloriid, hape. Vahel kirjutatakse ka soolhape. Aga ma arvan, et parem on panna vesinik, kloriid, hapes, see on nagu teaduslikum. Siis on naatriumhüdroksiid. Kuidas ma tean, et see on naatriumhüdroksiid, on see, et siin on OH, OH on hüdroksiid ja naatrium on ka olemas, mille nime me teame siis vastavalt sellele, tänu sellele, et on perioodilistustabelis, nii et tuleb kokku naatriumhüdroksiid. Siis on vask 2 oksiid, kus ma tean, et see on vask 2 oksiid, on see, et Cu on vask, seda saab vaadata tabelist, aga kuna ta on kuna ta on B-rühma metall, siis tal on muutuv oksudatsiooniaste, nii et meil on vaja panna kirja tema oksudatsiooniaste. Nii, vask. Miks ma tean, et see on 2, on see, et ta on vask ja siis siin on hapnik. Hapnikul on alati -2 või üldiselt -2 ja siis vasel peab järelikult olema vastupidine, aga võrdne, ehk siis tuleks kokku 0, nii et tal peab olema 2. Nii et vask 2 oksiid. Oksiid on ta sellepärast, et ta on mingisugune lihtaine pluss siis hapnik, see on alati oksiid. Nüüd tuleb mingi fosforioksiid. Fosfor on mitte metall, nii et temal me kasutame neid ladina eesliiteid, et neid nimesid kirjutada. Nii et meil on fosfor. Kõigepealt paneme mitu fosforit on 4, see on tetra, nii et tetra fosfor. Ja siis mitu hapnikku on 10, 10 on deka, nii et deka oksiid. Tetrafosfor, dekaoksiid. Nii, nüüd me peame tähistatud kaitsevahendit või katsevahendite nimetused panema. 1 on keeduklaas. Siis 2 on kas põleti või piirituslamp, minu meelest mõlemad sobivad. Põleti, siis 3 on lehter. Ja siis 4 on kolb. Võt. Siis koostaja tasakaalusta ühe reaktsiooni võrrand, mis toimub ühe oksiidi ja happe vahel. Vaatame, mis happe meil oli. Me peame ainus happe, mis meil on see H-kloor. Ja me peame panema H-kloor. Siis vaatame, mis oksiid temaga reageeriks. See on happeline. Aluseline oksiid, mis meil on see vask oksiid. Vask 2 oksiid, nii et me peame panema vask 2 oksiidi temaga reageerima. Mis me saame siit on see, et meil tuleb vask kloriid, sellepärast, et meil on see metalli kation ja happeanion, see on sool, ja siis tuleb veel H2O. Miks ma panin 2 kloori siia on see, et klooril on oksidatsiooniaste -2 ja vasel on 2. Nii et meil peab olema 2 kloori, et see oleks võrdne. Nii, ja nüüd tasakaalustame, me peame siia ette panema 2, et me saaksime piisavalt kloore, et me saaksime vette ka piisavalt vesinikke. Muidu meil oleks vesi ainult ühe vesinikuga, nii ei saa. Nii, ja nüüd koostaja tasakaalusta ühe reaktsiooni võrrand, mis toimub oksiidi ja aluse vahel. Alus on meil naatriumhüdroksiid. Naatriumhüdroksiid ja me paneme talle juurde selle tetrafosfor dekaoksiidi. Ehk siis tetrafosfor dekaoksiid. Nii. Ja siit reageerides tuleb ka mingisugune sool, millel on metalli kation ja siis happeanion. Happeanioni saame vaadata tabelist. Fosforiga happeanion on fosfaat, mis on PO4. Tema oksidatsiooniaste on -3. Naatriumil on 1, sellepärast, et on esimeses A-rühmas, nii et meil on vaja 3 naatriumi võtta. Nii, ja siis tuleb ka vesi. H2O. Nüüd siis tasakaalustame. Me teame, et meil on vaja meil on vaja 4 fosforit, on ju. Nii me paneme siia 4. Ja nüüd me näeme, et naatriumi on vaja järelikult 12, sest 4 korda 3 on 12.
päris jõudsalt suured arvud, aga pole hullu. Nii, ja fosforile me siia rohkem midagi ette ei pane, sest muidu meil läheb see tasakaalust välja. Nii et me peame nüüd selle vee saama tasakaalu. Ehk siis vasakul pool meil on 12 hapnikku ja 12 vesinikku. Järelikult me peame vesinikke võtma siia panema ette 6, et meil tuleks siis siia poole ka 12 vesinikku. Nii, ja nüüd kontrollime hapnikute järgi, kas sai õigesti, et mõlemal pool oleks sama palju hapnikke. Siin on 10 hapnikku, ehk siis kokku on 22. 22 on siin pool, ja siis paremal pool on 4 korda 4, see on 16, pluss siis 6, see on ka 22, nii et kõik klapib, see on korras. Ja nüüd sõnasta üks järeldus, milleni Martin peaks katse tulemusel jõudma. Ma arvan, et see võib olla näiteks see, et happed ja happelised oksiidid reageerivad alustega ja aluselised oksiidid reageerivad hapetega. Või siis näiteks, et aluselise happe või aluselise oksiidi reageerimisel vastavalt happe või alusega on saadud ehk sool ja vesi. Mingid sellised järeldused. Niisiis. Järgmine ülesanne. Keedusool on oluline maitseaine tooraine tööstuses. Millist tüüpi side on aineosakaste vahel soolakristallis? No me teame, et naatrium on, me teame, et see on sool, on ju. Soolades meil on soolakation ja happeanion. Need on ioonid. Järelikult moodustavad ioonsideme. Ioonsideme. Nii, ja koostöö naatriumi aatomi elektronskeem. Naatrium, kui me vaatame tabelist, mis me tabelist näeme, on see, et tema aatomnumber on 11. See on sama, mis tema siis elektronide arv aatomis. Või siis elektronkattes. Me näeme, et tal on 3 kihti. 1, 2, 3. Kuidas me teame, et tal on 3 kihti, on see, et ta asub 3. perioodis. Nii, ja me teame, et tema viimases kihis on 1 elektron. See on sellepärast, et ta asub esimeses A-rühmas. Mitu elektroni on igal elektronkihil, seda näitab valem N või 2 N-i astmes 2. Ehk siis esimesel kihil on maksimaalselt 2 korrutada 1 astmes 2 ehk 2 elektroni. Teisel astmel või teisel kihil on 2 korrutada 2 astmes 2 on 8. Kolmandat meil praegu ei ole vaja, isegi kolmandat me juba teame. Ehk siis siia me saame panna 2. Nüüd on 2 pluss 11, see on kokku 3 on ju, nii et 11 miinus 3 on 8, nii et keskmisele jääb 8 elektroni. Nii, ja nüüd on kirjelda naatriumiooni, naatrium siis pluss 1. Protonite arv tuumas, see on alati aatomnumber, see näitabki, mis elemendiga on tegu, nii et see on alati 11. Siis küsitakse elektronide koguarvu elektronkattes. Siis elektronide koguarv elektronkattes. Tavaliselt see oleks 11, aga meil on siin naatriumioon ja naatriumioonil see pluss tähendab seda, et ta on ühe oma elektroni ära andnud. See tähendab, et tal on siis ühe võrra vähem, ehk siis tal on 10 elektroni. Elektronkihtide arv. Nüüd tavaliselt oleks tal 3 elektronkihti, aga kuna ta on oma väliskihi elektroni ära andnud, seda ühte siin ei ole, tema on ära antud, siis see tähendab, et tal tegelikult on praegu 2 elektronkihti. Nii, ja siis küsitakse elektronkihtide arvu välisel elektronkihil või elektronide arvu välisel elektronkihil. Kuna see 1 ta on ära andnud, siis see peab olema 8. Nii. Vot. Ja siis tööstuses kasutatakse keedusoola soolhappe tootmiseks. Soolhappe on tugev happe, seleta, mida tähendab tugev happe. Tugevad happed on sellised happed, mis annavad või mis lahustuvad lahuses üleni siis ioonideks. Nii. Järgmine ülesanne, gelatiini kasutatakse taratise tegemiseks.
ta lahustatakse kuumas vees ja sisaldus peab olema 3%, et saada tugevat tarretist. Nii, siis öeldakse, et tarretise valmistamiseks võeti 6 teelusikatäit želatiini, mitu grammi vett on vaja, et 1 teelusikas želatiini kaalub, kui 1 teelusikas želatiini kaalub 5 grammi. Ehk siis kõigepealt mitu grammi želatiini oli. Ehk siis see on 5 korda 6, ehk siis meil on 5 grammi ja seda võeti 6 korda, ehk siis me saame 30 grammi. Nii, ja me teame siis on ju, et 30 grammi on 3%. Ehk siis meil on vaja teada, mis see 97% on, mis peab olema vesi. Ehk siis see on veemass, mida meilt ka küsitakse. Otsitav on siis veemass. Ehk siis me saame kasutada siis võrdepõhja omadust, et leida veemassi. Nii, ehk siis me korrutame 30 korda 97 ja jagame selle 3-ga. Siit me saame taandada. Ehk siis me saame 970 grammi. Ehk siis vett on vaja võtta 970 grammi. Nii, nüüd Mari tahab kaunistada limonaadi värviliste tarretise tükkidega, mis seal peal ujuvad. Põhjenda, kas need tükid sobivad selleks, kui limonaadi tihendus on vastav. Ma ütlen, et ei sobi, sellepärast, et tugevam tarretis see on tihedam kui see limonaad, ehk siis need tarretise tükid võivad põhja, sest nad kaaluvad rohkem. Nii, ja siis öeldakse, et želatiin on looduslik biopolümeer. Selgita, mida tähendab mõiste ja polümeer. Polümeerid on siis sellised ained, mis põhimõtteliselt on, mille struktuur kordub. Ehk siis neil on nagu elementaarlülid, mis korduvad ja korduvad. Nii, järgmine. Anu tegi punase kapsa äädika salatit. Soola otsides avas köögikappi, leidis mingit valget ainet ja siis maitses neid. Kui see oleks laboris juhtunud, siis mille 2 ohutusreegli vastu oleks Anu eksinud? Esiteks, ilmselgelt sa ei tohi süüa asju, mis on laboris, nii et ei tohi maitsta asju, mis on laboris, see on esimene ohutusreegel. Teine on see, et ei tohi kasutada neid märgistamata aineid, ehk siis kõik ained peavad olema märgistatud. Nii, siis 3. või B osasid kasutas metallkaussi. Nii, tavaliselt need on roostevabast terasest või alumiiniumist. Miks ei sobi esimese A-rühma metallid toidunõude valmistamiseks? No, seal on palju asju, alustades selleks, et nagu esimese rühma metallid on väga-väga aktiivsed, mis tähendab seda, et nad reageerivad veega näiteks ja köögis on üldjuhul väga palju vett, või siis isegi hapnikuga, et nad võivad lihtsalt ära oksudeeruda või põlema minna. Nii et see ei sobi. Teiseks, nad on ka väga pehmed, nii et ma ei usu, et nad väga kaua vastu peaksid ka isegi siis, kui nad millegagi imekombel ei reageeriks. Niisiis, et see Anu pani salati alumiiniumkaussi ja valas sellele äädikakasta, et kirjuta äädikhappe struktuuri valem näidates kõiki sidemeid aatomite vahel. Äädikhappe on põhimõtteliselt etaanhappe. Et on see 2 ja siis happe tähendab, et see on karboksülhappe. Ehk siis alustame sellest, et paneme 2 süsinikku. See on see et tähendab, et on vaja 2 süsinikku. Ja siis me paneme selle happe, ehk siis selle karboksülühendi siia otsa. Ehk siis on O ja H. Ja siis meil on vaja, et kõikidel süsinikel oleks 4 sidet, nii et me paneme nüüd ülejäänud vesinikud käsi külge, nii et siin on 1, 2, 3, 4. Sellel süsinikul on kõik hästi ja et sellel süsinikul on ka vaja 4 sidet. Nii, ja nüüd see peaks olema korras. Nii, alumiiniumit kaitseb tema pinnale tekkiv õhukeoksiidi kiht, kirjuta ja tasakaalusta reaktsiooni võrrand, mis kirjeldaks alumiiniumoksiidi teket alumiiniumkausi pinnale. Ehk siis meil on alumiinium ja ta reageerib hapnikuga, et tuleks alumiiniumoksiid. Nii, nüüd, et seda tasakaalustada, peame kõigepealt mõtlema, et mis on hapniku oksidatsiooniaste ja mis on alumiiniumi oksidatsiooniaste. Me teame, et hapnikul see on -2 ja alumiinium ta on 3. A-rühmas, nii et tal on 3. Nii et meil on vaja nüüd kuidagi saada mingisugused alaindeksid, et nad tuleks siis kokku 0. No, me saame panna alumiiniumile näiteks 2 ja hapnikule 3, sest siis tuleb mõlemal 6, -6 ja 6, mis on kokku 0. Ja nüüd me peame seda tasakaalustama. Nii et me saame panna, mis probleem meil nüüd tekib, on see, et siin on 3 hapnikku, siin on 2 hapnikku
Nüüd, et see tasakaalu saada, siis me siia ette võime panna 2, siia ette panna 3, nüüd on kummalgi pool 6 hapnikku ja siis siia ette me peame panema 4, sest 2 korda 2 on 4. Ja nüüd küsitakse, et milline element eelmises punktis on redutseerija. Ja no redutseerijatega on see lugu, et redutseerija on see, kelle elektronide arv väheneb, ehk siis oksidatsiooniastega kasvab. Et siin on mõlema oksidatsiooniaste 0, aga siin on alumiiniumil 3 ja hapnikul -2. Nii et alumiinium järelikult loovutas elektrone, tal on positiivne see oksidatsiooniaste, nii et tema oksidatsiooniaste suurenes, nii et tema on siis redutseerija. Ehk siis paneme siia alumiiniumi, algne oksidatsiooniaste 0, pärast reaktsiooni -3. Nii, ja siis anu määris oma põlle mingi kapsamahlaga kokku, lahustas vees veidi pesupulbrit, valas plekile, plekk läks roheliseks ja siis märkas, et kapsasalat on muutunud lillast vaarika punaseks. Nii, selgita, miks punane kapsas muutis värvi, kuidas nimetatakse keemialaboris neid aineid, mis muudavad oma värvust samadel põhjustel nagu punane kapsas. Neid aineid nimetatakse indikaatoriteks ja põhjus, miks see punane kapsas muutis värvi, oli see, et pesupulber on aluseline ja jäädikaape on happeline. Ja indikaatorid siis muudavad selle põhjal värvi ja selle põhjal on siis võimalik määrata, kas mingi aine on aluseline või happeline. Nii, 12. küsimus siis. Andres sõi mingid maisihelbeid piimaga, siis moosipirukaid ja mahla ja siis banaani ja siis popcorni ja Coca-Colat jõi ka. Ja nüüd, milline 3 sektordiagrammist iseloomustab kõige täpsemalt toiduainete suhet? Ja me teame on ju, et maisihelvestes ja pirukates ja mahlas ja banaanis ja kõikides nendes asjades on sahariide hästi-hästi palju ja suhteliselt vähe siis valkusid ja rasvasid, nii et võime suht kindlalt kirjutada siia A-tähe, sellepärast et siin on kõige rohkem süsivesikuid, mis on siis sahariidid. Nii, nüüd põhjenda, kas eelmises punktis valitud diagrammil kujutatud toiduainete suhe vastab tervisliku toitumise põhimõtetele. Ja vastus on ei, sellepärast et valke ja rasvu on liiga vähe ja sahariide on hästi-hästi palju. Niisiis, millisel diagrammil on kujutatud kõige energiarikkama menüü toiduainete suhe? Kõige rohkem energiat saab rasvast, nii et me peame vaatama, kus rasva on kõige rohkem. Rasva on kõige rohkem B-l, nii et paneme B. Nii, ja siis siin on 4 viga ja nüüd me peame need parandama. Nii, toitainete oksideerimine organismis on endotermiline protsess, see on vale, see on eksoterminile, sellepärast et energia vabaneb. Ekso. Nii, toiduga saadav energia hulk peab olema tasakaalus ja kõige kiiremini saab organismi energiat valkude oksidatsioonil, see on vale, see on sahariidide. Ja siin on oluline asi on nüüd see, et mõni võib-olla kirjutaks rasvad siia, aga asi on selles, et rasvas on kõige rohkem energiat, aga sealt ei saa kõige kiiremini energiat kätte. Nii, siis taimeõli kuulub sahariidide hulka, see on vale, see on rasvade. Ehk siis võib ka kirjutada lipiidide. Nii, rasvad on hüdrofiilsed ained, see on vale, see on hüdrofoobsed. Ja saigi eksam läbi, nii et see on see, kuidas selle aasta eksamit saaks lahendada.